Tere tulemast kuulama ja vaatama Pet City lemmiklooma podcasti. Mina olen saatejuht Maris Järva ja tervitan siin täna enda vastas veterinaar Priit Peetrist. Tervist! Tere! Mina võtsin endale 2 aastat tagasi lemmiklooma, täpsemalt koera, ja seega astusin sisse suurde lemmiklooma kauplusesse ja see oli muide Haabersti Pet City, see on mega avar, seal on nii palju kraami. Koertele ma isegi ei teadnud, et sellised asjad olemas on ja sain kohe aru, et mul on kõiki neid asju vaja. Õnneks see erutus õige pea natukene ikkagi rauges, aga kohe alguses mul oli tunne, et ma olen nagu laps kommipoes, et seda on kõike nii palju ja kõik on nii värviline, seal oli kassidele, koertele kuni hobusteni välja. Ja kuigi koer ja kass on ju enim levinud lemmikloomad, siis väga suur osakaal on kodustes tingimustes ka erinevatel närilistel ja küülikutel. Aga loomad on nagu pereliikmed, vajavad seltsi ja muud tuge ja tihti peale ka arstiabi. Priit, millised on populaarsed närilised Eestis ja keda kõige rohkem sina enda vastuvõttudel näed? No närilised sinna kõrvale küülikud, siis küülikud merisead, ma arvan, et see on see kõige levinum. Lihtsalt sellepärast, et me võib-olla pakuvad siis kassi koera kõrval kõige rohkem sellele omanikule. Mis sa selle all silmas pead? Selles mõttes, et kui kass ja koer on nagu sellised nagu suhtlevad lemmikloomad mingil määral, siis ka küülikud võivad olla nagu väga sellised kassid, kes jooksevad järgi ja isegi tahavad ja tegelikult ka merisead jooksevad järgi ja tahavad süüa saada ja võivad olla nagu väga suhtlevad. Sealt edasi ilmselt pigem ta lähebki niimoodi suuruse järjekorras, et tšintšillad, rotid, hamstrid ja siis hiired, teegud, et need on nagu väiksemad, aga jah, pigem ta lähebki niimoodi suuruse järjekorras suuremast väiksemaks. Et siis küülik ja keda sa järgmiseks nimetasid, merisiga, et nemad ka tahavad ikka sellist paid ja võib-olla... Oleneb loomast. On loomi, kellega tegeletakse rohkem, kes tahavad pigem sellist, kas nad just pai tahavad, aga nad tahavad pigem mingisugust nagu tähelepanu saada. Mingit suhtlust, mängu. Mingit suhtlust, mingit mängu, pigem süüa. aga nad nagu sageli tahavad tähelepanu saada, sellegist oleneb see, et kuidas ta on üles kasvatatud, kus ta sündinud on, et kas ta väiksena juba sai sellist tähelepanu või ei saanud ja sealt nagu edasi, et ka kuidas kodus temaga nagu suheldakse. Kas see on ka oluline selliste väikeste tegelaste puhul, et neid aeg-ajalt puurist välja lasta? Väga oluline. On ikka, jah? Jah. See nagu, see võrdlus ikkagist on niimoodi, et kui nad on loomad, olgugi, et nad on saakloomad kõik, kass, koer, siis pigem nagu sellised saaki pidavad loomad, siis kõik närilised ja küülikud on nagu ikkagist saakloomad. Rotid võtame välja siis nad tahavad liikuda. Nad küll sageli peidavad ennast päris palju, aga seetõttu tuleb neid siis ka nagu harjutada sellega, et see on turvaline keskkond, nad saavad siin liikuda, neil on tore siin liikuda, sest et samamoodi nagu inimesed, kes ühe koha peal istuvad, manduvad ära, samamoodi manduvad ka need loomad ära. Ma käisin suvel Saaremaal sellises küüliku kodus, kus oli hästi palju armsaid, väikeseid jäneseid ja neile siis tuli aga sööta seda igasugust rohtu ümbert ringi, mis sa sealt saad ja samamoodi ka neile sobivat toitu osta ja pakkuda. Ja ühel hetkel, kui see otsa sai, ma ei pannud tähelegi, kui ta juba oli ära jehmerdanud kõik selle ja ta leidis mu kampsuni pealt natukene litreid ja juba ta oli nende kallal. Et kas neile tõesti tuleb nagu kogu aeg ette anda, kas nad tahavad oma hambaid teritada või mis saab juhtmetest, ma mõtleks esimese asjana, kui ma endale küüliku koju võtaks? No näriline küülik ja küülik, need ei ole sama asi. Nad on närivad loomad, nad tahavad palju närida. Üks nende selline nagu tunnusomadus on see, et kas kõik või osad nende hammastest kasvavad terve elu, kogu aeg, pidevalt. See tähendab seda, et need peab pidevalt kogu aeg lühemaks siis mäluma või närima. Ja nad on ka kõik sellised loomad, kes siis tunnetavad seda keskkonda läbi suu. Et nii nagu väiksed lapsed tunnetavad, nad peavad maitsema kõike, nii nagu väiksed koerad, nad kogu aeg peavad kõike maitsema, siis ka nagu küülikud ja närilised, kõik need samamoodi hammastega, nad võib-olla natukene närivad esihammastega mingisuguse augu kuskile juhtmesse või
või kuskile riide sisse või tapeedi sisse või noh, nad üldjuhul närivad, siis jah, nad peavad pidevalt sööma. Aga see niimoodi valede asjade närimine, see ei tähenda otseselt, et ta nüüd tahaks seda süüa, et ta nüüd kas tahab seda lihtsalt proovida või siis ta lihtsalt on igav. Tahab proovida seda juhet. Jah, ta tahab lihtsalt proovida, mis maitsega see on. Kui ta seda pidevalt teeb, siis tal on lihtsalt igav. Aga lapsed ikka tahavad endale lemmiklooma ja koera ja kassi võtmine on väga suur vastutus ja väga paljud inimesed õnneks seda ka tajuvad. Aga tihtipeale leitakse siis just nimelt kompromiss närilise näol. Mida sooviksid sina edasi öelda inimestele, kes plaanivad endale võtta siis kas närilise või küüliku? Looma võtab ikkagi täiskasvanud inimese. Et see, et see laps seda tahab, laps võib lugeda, laps võib õppida, pidada seda looma, hoolitseda selle looma eest, aga vastutab täiskasvanud inimene. Täiskasvanud inimene maksab selle looma arvet kinni, maksab selle meditsiini kinni, mis tal võib vaja minna, kui midagi juhtub ja täiskasvanud inimene on see kõrval, kes peab tegelikult õpetama. Et minu juures käib neid inimesi päris palju ja sageli ma nagu suhtlen selle 9-10-aastasega, kuigi täiskasvanu on seal kõrval. Et nemad oskavad nagu rääkida, see on väga tore, see on nagu see on väga tore, et nad nagu kõike seda teavad, nad tegelevad sellega, aga ka see täiskasvanud inimene peab teadma kõike seda, mis seal taga tegelikult toimub. Et see on jah tõesti levinud, et tihtipeale mõeldakse, et laps tahab ja ma võtan lapsele selle looma ja ta lubas hoolitseda ja küll ta käib ja siis mina maksan looma eest ja et justkui sellega kõik piirdub, aga see on juba eos väga vale suhtumine. Tegelikult on tegemist ikkagist elusolendiga, et tema täpselt samamoodi vajab tingimusi, mis on liigile omased. Ja kui me mõtleme natukene nagu kassi koera peale, kes on sellised natukenegi iseseisvamad loomad, nad saavad ise käia, uudistada toas ringi, nad võib-olla korjavad kuskilt mujalt midagi üles ja kassid, kes käivad õues ringi, saavad midagi muud ka veel süüa peale krõbinate. Koerad samamoodi antakse neile sageli mitmest kohast asju. Siis kõik puuriloomad elavad, söövad täpselt seda, mis neile pakutakse. Täpselt 100%. Nad ei saa mitte midagi rohkem kuskilt muud. Täpselt seesama kraanivesi, mis see rott joob 3 aastat või 2 aastat, see on täpselt seesama kraanivesi. Et inimene joob vahepeal pudelivett, värskat või mida iganes muud. Et peab selles mõttes siis jooma rott peab jooma seda. Et kui see vesi, nagu inimene ei taha juua seda roostetanud vett, sest et ta tahab nagu midagi paremat juua, siis rott peab seda jooma, sest et see on kõik, mis talle pakutakse. Et selles mõttes jah, see puurilooma pidamine tegelikult ei ole nagu nii väga lihtne, sest et see nagu, sellega saab väga süvitsi minna. Et saab vaadata, et aga mida ma tegelikult pakun sellele loomale ja kas selle loomal on nagu hea ka minu juures. Aga millised on õiged pidamistingimused? Oletame nüüd, et see küülik või see näriline tuleb meie koju, siis millega ma pean arvestama? Alustada üldse tuleks sealt, et enne kui see loom tuleb mõelda, mis on need tingimused, mis talle looma peab, luua need tingimused, luua endale see mõttelaad, kõik need teadmised, mis on vaja selleks, et seda looma pidada ja siis alles otsida see loom. Kui see läheb teistpidi, ehk siis näiteks kas või keegi kingib selle looma, sest et arvab, et see on hea sünnipäeva või mingisugune kink, siis neid tingimusi ei ole ja neid teadmisi ei ole ja neid oskusi ei ole. Ja siis see pidamine muutub nagu natukene vale pidi. Mõned inimesed on väga tublid, võtavad kiiresti need oskused omaks ja õpivad ja loevad hästi kiiresti endale kõik asjad selgeks, aga see peab hakkama lugemisest, peab teadma, mida need loomad söövad ja mis on see õige toit. See on natukene vale mõelda, et ma olen loomapoodi, et küll mulle seal räägitakse, küll mulle seal müüakse asju. Loomapood müüb seda, mida inimene ostab. Nad tegelevad müügiga. Et loomapoes on väga palju tooteid loomadele, mis ei sobi loomadele, mis ei sobi võib-olla konkreetsele liigile ja inimene ostab, sest et ta võib-olla
arvab, et see võiks olla või keegi soovitas või mingi selline asi, et pigem lugeda raamatut ja vaadata, mis on see õige ja lugeda mitut allikat korraga. Mina tegin ka oma koera puhul ikkagi alguses nii, et enne kui ma ta võtsin, lugesin läbi ühe raamatu algajale koeraomanikule, kuigi mul oli ka eelnevat kogemust olemas, aga sellest oli juba mõnda aega möödas. Ja siis oli veel hästi tore, et minu koera kasvataja, kus ta siis sündis, andis mulle kaasa veel manuaali, mis käib täpselt selle tõu kohta, täpselt mingisugused spetsiifilised asjad ja kui alguses, praegu tundub kõik nii lihtne, aga alguses on neid detaile nii palju, et kas või sellest, et mitu korda ta sööb või kui palju nüüd ikka ja et kas ma pean mingid gramme vaatama ja nii edasi, et siis oli nagu hea seda manuaali aeg-ajalt endal ligi hoida ja mingisugused põhiasjad meelde tuletada, kas või igasugused vaktsineerima minemised ja et tuleb seda teha iga aasta või üle 3 aasta või seal on neid erinevad. Aga millised on näriliste ja küülikute tüüpilisemad tervisemured, sest tõenäoliselt ei pääse kahjuks sellest teemast ka loomaomanik? Ei pääse. Arvestades, et nendel väikestel loomadel see eluiga sageli on lühem kui kassil ja koeral. Mis tähendab ka seda, et neil esineb haigusi ja kõik need haigused kulgevad palju kiiremini ja arvestades, et nad on siis saakloomad, nad peidavad oma haigusi palju kauem. Mis tähendab seda, et koer natukene on imelik, tundub, omanik saab päris kiiresti aru, et loomal on midagi viga. See viga tegelikult hakkab veel varem. Kui mõelda nagu inimeste peale, siis ka inimesed sageli varjavad üksteise eest haigusi, mis neil on, ei saa täpselt aru, varjavad seda, et nad lonkavad või mida iganes, siis saakloomad teevad seda veel rohkem. Ehk siis selleks hetkeks, kui omanik näeb, et loomal on halb, on tal väga-väga halb. Et jah, neid pisikesi mingisuguseid tunnusmärke sellest kindlasti on ja nendest tuleb nagu kiiresti kinni otta ja siis hakati juba nagu arsti otsima, sest et sageli on nagu natukene liiga hilja, sest et see haigus on juba süvenenud. Aga sellised põhilised tundemärgid, mis nagu selle haigusega seotud ongi selline, et kuidas see loom sööb, joob, liigub, kas ta on aktiivne, kas ta käitumine on täpselt sama nagu tavapärane, kas ta karvastik on ilusti korras, kõik sellised nagu ongi tavapärased asjad, mis nagu kodus võib märgata, et küülikute või näriliste puhul, kes heina peaksid peamiselt sööma, nagu ongi 70% toidust hein, siis nende puhul näiteks see, et kui nad heina näiteks enam ei taha süüa, vaid söövad parema meelega näiteks graanulit või värsket toitu, granuleeritud toitu siis, et see on juba märk sellest, et miks ta ei söö heina. See võib ju olla väga ohtlik, kui seda fakti ei tea, sest mina loomapidajana vaataks, et tal on sellest heinast kõrini saanud, et talle maitseb see palju rohkem, et ma annan siis talle seda. Ja see pigem on nagu, see kõrini saamine pigem on nagu niimoodi, et nagu väike laps, ta eelistab süüa kommi, mitte sellepärast, et see talle hea oleks, vaid sellepärast, et see maitseb talle rohkem. Toidu valimisega sageli läheb ka niimoodi, et inimesed söödavad siis nii-öelda seda müslitoitu, kus on ühes pakendis igast erinevaid asju sees, mingid maisid ja teraviljad ja kõik sellised asjad, et see iseenesest tundub omanikule nagu tore asi, et loom saab valida sealt ju. Kas ta ka tunneb mingid maitset, maitset, teab, mis seal hea sees on, et ise valib, ei vali, laps ka ei vali. Et kui tal on ikkagist komm ja praad ees, siis ta valib kommi. Siis loomad teevad täpselt samamoodi, nad söövad seda, mis neile maitsev on, siis nad on ülekaalulised, see toitumine ei ole täisväärtuslik, ei ole tasakaalustatud ja inimeste puhul me mõtleme täpselt samamoodi täisväärtusliku tasakaalustatud toidu peale. Nende puhul, kellel see metabolism, kogu ainevahetus, kõik asjad toimuvad palju-palju kiiremini, siis kõik need muutused toimuvad palju-palju kiiremini. Aga ennetamise osas, et ise saaks kuidagi ennetada, on siis need samad asjad, et kõigepealt siis see sama toitumine ikkagi. See sama toitumine. Toitumine, pidamistingimused, vesi, täpselt samamoodi liikumine, nagu me siin rääkisime, et nad tahavad liikuda, puuris istumine ei ole nagu see, ei ole suurt puuri, kui me niipidi võtame. Et põhimõtteliselt terve korter jääb ka küülikule väikeseks, sest et tahab veel rohkem liikuda. Ja mis siis tegema peab?
kui ta elab korteris. kui ta elab korteris. Rihmakaelale nõu jalutama. Põhimõtteliselt saab ka nii, saab ka minna aedikuga, aga üks nendest asjadest, miks see korter väikseks jääb, on see, et see muutub igavaks. Ta on kõik need nurgatagused juba üle kontrollinud, tal ei ole seal enam midagi teha. Tahaks öelda, et aga ta on ju küülik, et mis igav või mida ta nüüd siis No, tal ikka otsib. Et siis neil on ka ikka emotsioonid ja... Jaa, ikka, täpselt samamoodi. Aga mis siis teha saab sellega, et kui seal nagu korteris hakkab igav, ongi see, et panna ta ühte ruumi või siis motiveerida teda liikuma, et tal oleks huvitav jälle otsida. Pannagi talle nurkadesse mingisuguseid maiuseid, mis ta saab süüa. Aardejaht, täpselt, et tal oleks see motivatsioon liikuda, sest et meil ei ole ka motivatsiooni liikuda tavaliselt. Täpselt samamoodi tuleb loomi motiveerida. Aga kas on äkki mõned väikesed esmaabitrikid, et kui ma näen kodus, et midagi on ikkagi valesti ja nagu sa enne mainisid, et hästi kiiresti tuleb tegutseda, kui juba midagi välja paistab, et mida ma saaksin teha enne, kui ma tulen loomaarsti juurde? No enne seda saab teha seda, et enne kui loom haigeks jääb, tuleb juba vaadata üles või otsida üles, millised on need kliinikud, kus üldse neid loomi, mida kodus peetakse, vastu võetakse. Kas või eristada kliinikud läbi lihtsalt nagu teoreetilises mõttes. Kas see ei ole nii, et loomakliinik on loomakliinik ja sinna ma oma loomaga lähen? Ei ole. Eksootilised lemmikloomad, kuhu alla kuuluvad kõik lemmikloomad, kes ei ole koer või kass. Neid ei pruugi võtta kõik kliinikud vastu. Need on hoopis teist moodi loomad. Nende käsitlemine on teine, nende meditsiin on teistsugune ja kõik väikeloomaarstid ei taha neid üldse nähagi. Ja isegi siis, kui nad on nõus sellega, et okei, ma vaatan ta üle, siis sellest ülevaatamisest ei pruugi lihtsalt piisata, et väga palju asju jääb märkamata, kui neid piisavalt palju lihtsalt ei näe, kui ei tea täpselt, et mis need sagedasemad probleemid on, et raamatut oskame me kõik lugeda, on ju, aga ka see nagu tavaline väikeloomaarst võib lugeda seda küülikute raamatut, aga seal ei öelda, et see haigus on nüüd see kõige sagedasem. See oleneb rohkem nagu sellest piirkonnast, kus me oleme, nendest probleemidest, mis on tal kodus tekitatud, kõikidest nendest asjadest, et on eraldi eksootiliste loomade arstid, kes tegelevad kas siis 100% või 50% isegi konkreetselt nende loomadega ja nad teavad lihtsalt neid asju rohkem. Aga millised on need põhilised hädad siis näiteks küülikute puhul? Näiteks küülikute puhul, toitumisest sageli vale toitumine tekitab siis hambaprobleeme, ülekaalulisust, jalgade probleeme, jalgade naha probleeme, nagu inimestelgi. Ja sageli, on ka probleemid, mis on nii-öelda siis, mida ei saa kodus väga palju nagu vältida või see ei ole otseselt valesti tegemine. Küülikud, kes siis nagu peaksid paljunema väga sageli, siis nende suguelundid on väga aktiivsed. Ehk siis need võivad väga kergesti minna põletikku, väga kergesti minna kasvaeliseks, ehk siis ütleme uuringute järgi 80% 5-aastastest küülikutest, 80%. Neil on mingisugune emakapatoloogia. Kas siis emakakasvaja, emakapõletik, mädaemakas, munaserekasvaja, mingisugunegi. 80% on nagu selles mõttes väga suur number küülikud, kes nad võiksid elada selline 8-aastaseks isegi, siis, ja need probleemid tegelikult hakkavad juba 3-aastases saadik, et kui on juba 4-aastane küülik ja steriliseerimata, siis need probleemid seal juba tegelikult tõenäoliselt on olemas. Aga milliseid isendeid sina oled ravinud, Priit? Kindlasti ka erinevaid ja eksootilisi või? Ma olen ravinud nii kõiki neid erinevaid lemmikloomi, keda peetakse siis kodudes, sagedasemaid lemmikloomi. Pisiimetajaid, roomajaid, linde, aga ma olen töötanud ka loomaaedades, mis tähendab seda, et ka elevandid ja varaanid ja erinevad sellised loomad tulevad seal nagu mängu, et ninasarvikud ja kõik sellised, et see ampluaa on olnud päris suur. Et ei ole ainult pisikestega. Jaa, et ainult pisikesed ei ole olnud. Aga enne juba ka korra mainisime, et ka närilistel ja ka küülikutel on siis emotsioonid ja mingisugused soovid ja ka neil võib hakata igav ja nii edasi. Kas sa arsti juurde, või kui loomad tulevad sinu juurde arsti juurde, kas sa tajud ka, et nad on kuidagi kartlikumad või segaduses, et koertega on seda ju hästi lihtne tajuda,
mõni koer juba teab, et kes on rohkem käinud, et kui sinna ukse juurde lähened, siis tuleb tal juba selline plokk ette. Kuidas sellised pisikesed tegelased reageerivad? Suhteliselt sarnaselt, aga ka natukene erinevalt. Küülikute puhul on päris hästi näha seda. Nad on lihtsalt liikuvamad ja need me laseme üldjuhul ka sinna vastuvõturuumi lahti. Ehk siis, kui nad on lihtsalt seal puuris sees, siis nad tegelikult kardavad palju rohkem kui see, et neid sinna nagu ruumi lahti lasta. Nad saavad ja siis selle järgi saab sealt nagu vaadata, et kuidas see küülik ennast tunneb, kas ta käitub normaalselt, kas see omaniku jaoks on see käitumine samasugune nagu kodus või on see midagi muud, eks. Aga ka seal ta näitab välja, et kas ta kardab seda ruumi, kas ta käib mööda seina või ta käib uurib ringi, kas ta tunneb huvi selle keskkonna vastu, kas ta tunneb huvi inimeste vastu või ta pigem kössitab kuskil nurgas või puuris või ei taha üldse mingisugust kontakti luua. Et nagu saab aru küll. Üldjuhul enamik neist on stressis, sest et nendega ei käida kuskil ringi. Või siis nad ei saa ka näiteks kodus lahtiselt liikuda või kui nad kodus lahti lastakse, ega siis nad võivad nagu väga stressis olla, sest et nad lihtsalt pole harjunud sellega, et väiksest peale ikkagi kohe tuleks hakata harjutama. Et... Aga millised on kõige suuremad väljakutsed selliste väikeste näriliste ravimisel sinu töös? Suurus on kindlasti üks nendest asjadest. Et ta on nii pisike ja selle tõttu keerulisem. Selle tõttu kas või ütleme mingi vereproovi võtmine, et see ohutu kogus verd, mis ma tohin välja võttu, see piir tuleb ette paljude liikide, liikide nagu ütleme siin rotid, teegud, kes on juba selline alla 500 grammi, alla 300 grammi, et see piir juba nagu tuleb ette. Röntgenpildid, neid saab teha, aga see tundlikkus nendel masinatel ei ole arvestuslik nagu selle suurusega, et nad ei ole nii hästi nähtavad, samamoodi ultraheli, et need on loodud siis kassi ja koera peale, mitte siis nagu sellise 200-300 grammise looma peale, et jah, ma saan näha, mis seal sees toimub natukene, aga mitte nii hästi kui kassi ja koera näiteks näeks. Ja kindlasti ka see, et nad ei näita nii palju välja. Et mingisugune põiepõletikuga erisiga ei näita üldse välja, et tal selline nagu probleem oleks, ta lihtsalt ei tee mitte midagi, ta lihtsalt ei söö. Aga see nagu, ja siis ma pean hakkama nüüd nuputama, et miks ta siis nüüd ei söö ja siis tegelema veel sellega ka, et ta sööma hakkaks. Et need on jah, need väljakutsed, et ta ei näita välja lihtsalt, mis see probleemiks on ja mul on ka päris keeruline siis nagu teha seda diagnostikat nendes piirides. Aga kui vajalik on näriliste ja küülikute vaktsineerimine? Näriliste puhul meil ei ole ühtegi vaktsiini. Küülikute puhul jah, on vajalik. Iga aasta on meil suviti, üldjuhul isegi augustis on sellise haiguse levik nagu müksomatoos, mis on siis jäneslaste spetsiifiline haigus, jänesed küülikud, mis levib sääskadega ja verdimevate putukatega. Et siis see, et ma ta ikkagi kuskil oma maakodus näiteks kinnises aias lahti lasen, on ühelt poolt hästi hea, aga teiselt poolt on seal just need ohud. On seal ka ohud. Tegelikult need ohud ei kao ära ka linnas. Ehk siis samamoodi, kui meil tuppa tulevad sääsed, siis see oht on tegelikult juba seal olemas, nii et ma soovitan ka neil, kes elavad madalamal kui teine korrus, vaktsineerida küülikuid lihtsalt sellepärast, et see sääsk satutab tuppa. Ja see haigus on, ütleme, selline 80% tõenäosusega surmav. Need paar tükki, kes ellu võivad sellest jäävad kõikidele teistele küülikutele nakkuskandjaks, ehk siis nad nakatavad edaspidi kõiki teisi, nii et ravi sellele haigusele ka ei ole ja ei ole ka mõistlik teha, ehk siis me päästame teisi küülikuid sellega, kui me ei hakka ravima. Aga kas see info tuleb ainult kuskilt raamatust või ainult ise tehtud eeltööst, et kui ma ostan näiteks küüliku loomapoest või kust neid ostetakse, ma eeldan need loomapoest, et kas sellist asja keegi mainib? Tõenäoliselt mitte. Et sa ise mõtled, et sa võtad ta koju, ta on nii-öelda 4 seina vahel turvaliselt. Ma ei tule selle peale, et mingi sääsk teda võib niimoodi ohustada. See on nagu kassiga, et kui võtad kassi kuskilt kellelegi käest, et näed mul poegisid, siis see kassi pidaja ei ütle sulle, et nüüd seda pead tegema, kui see ei ole tõukass. Koertega paljud on tõukoerad, siis nende puhul juba kasvataja annab selle info edasi lihtsalt sellepärast, et ta tahab, et
noh, see koer nagu elaks head elu. Mitte, et need teised ei tahaks, aga noh, see on nagu selline nagu eneseuhkuse asi ka, et kui tema kutsikas on nagu väga hea, eks, et see tõukasvatajatel on nagu selline nagu suurem vastutus siis nii-öelda. Aga on ka küülikukasvatajaid näiteks, kes päris sellised kasvatus nagu firmad või talud, kes kasvatavad ja annavadki paberi kaasa, annavad tõutunnistuse kaasa, annavad sugupuu kaasa, näitavad ära, mis vaktsiinid neil on tehtud või ei ole tehtud, mis parasitõrjed neil on tehtud, ei ole tehtud, et on ka selliseid, jaa. Aga sealt tavaliselt ei tule nagu mingit pikka pidamistingimuste loetelu või sellist manuaali kaasa, et seda üldjuhul ei tule nagu koerte puhul. Et tuleb ikka ise teha see töö. Tuleb ise teha, jah. Priit, veterinaari töö on väga tänuväärne töö, sa teed väga paljud inimesed ka tänu sellele õnnelikuks, kui sa nende lemmikuid aitad, aga kindlasti tuleb iga päev sul ette väga erinevaid juhtumeid. Ja ma pean just ka silmas seda, et mõni, kes rõõmustab väga, saab mingi väga hea uudise, saab oma tegelasega rõõmsalt koju minna ja siis kindlasti sa näed seal ka palju pisaraid. On, jah. Tuleb sul mõni näide võib-olla, mida oleks saanud ka ära hoida? No sellised rõõmsad juhtumid, mida oleks saanud ära hoida, see pigem on selline, et miks võib-olla ei pea tulema iga asjaga kliinikusse, on see, kui küülik oli kodus pikali, lesis nii, et jalad taeva poole ja omanik avastas, et seal 2 jalge vahel on mingisugune muna, mingi kasvaja. Need on 2 kasvajat seal ja isastel küülikutel, nad lihtsalt on seal. Ehk siis sellised asjad, et ja rottide puhul täpselt samamoodi, see võib olla lihtsalt ootamatult suur, kui suured need munandid seal taga on, aga nad on seal. Et need ei ole otseselt mingisugused kasvajad või imelikud moodustised, et see on lihtsalt selline liigiline. Teisalt ju tore, et omanik muretseb. Jaa, see on väga tore, et ta muretseb. Pigem kohe küsib. Jaa, iseenesest on see nagu tore, et ta tuleb. See näitab natukene seda, et see lugemine võib-olla ei ole nagu nii suurt vilja kandnud, aga vähemalt ta tuli kliinikusse ja nüüd me saame kogu selle töö ära teha. Et ma tõesti kliinikus, kui tulevad loomad esimest korda minu juurde ja mul on see aeg, võtan selle aja ja mõne inimesega ma räägingi tund aega lihtsalt seal vastuvõtus, kuidas seda konkreetset looma pidada, mis on ta hetkesed probleemid, kui tal neid on ja kuidas me nende probleemidega saame pidamistingimusi muutes siis just lahendada neid probleeme. Või siis, kui ma leian, et tema pidamistingimustes juba on mingid probleeme, muresid, mis võivad tekitada probleeme loomale, siis me ka neid üritame juba nagu lahendada, parandada, ennetada haigusi. Aga mõni kurvema lõpuga lugu? Neid kurvema lõpuga lugusid on pidevalt. See üks põhjus on lihtsalt see, et nad lihtsalt on loomad, kes elavad lühemat elu. Mis on ka lihtsalt nagu viide sellele, et see elu, mida see loom elab, on kogu elu selle ühe inimesega. Et see üks inimene on kogu elu sellele loomale, et omanik saab anda ja pakkuda väga head elu ja teha ühe looma väga-väga õnnelikuks või siis mitte. Ja see üks loom siis saab teha ühe elu hetke siis sellele inimesele väga heaks. Aga see on vastastikune. Et kui üks teeb teisele halba, siis ega nad kumbki oma vahel ei saa väga hästi läbi. Ja see pigem hakkab sealt nagu inimese poolt pihta. Kas oled märganud ka sellist tendentsi, et kui inimesel juba on kas siis see näriliste elu iga on lühem, eks, et kui üks läheb, et siis võetakse kohe uus asemele või kuidas pigem, sest koerte puhul on vahel nii, aga samas on ka väga palju neid, kes saavad sellest ikka väga suure šoki ja trauma nende lahkumistega, et nad ei taha seda valu lihtsalt enam tunda mõnda aega. On mõlemad. Kui sageli võetakse loomad just nagu väikestele lastele või lastele esmaseks lemmikuks ja selleks, et ta õpiks üldse seda loomapidamist, see on jällegi väga tore. Aga sageli ongi nii, et võetaksegi siis esimene küülik või esimene merisiga või hamster või keegi selline ja see eluiga saab otsa seal paari aastaga, siis kas peetakse pausi või peeta pausi, aga üldjuhul tuleb järgmine ja pigem siis koer või kass juba. Et siis selle järgi vaadatakse, et kas sa nüüd said hakkama või ei saanud hakkama ja siis, kui sa said hakkama, okei, me võime siis selle koera võtta, eks, et minna nagu sammukene siis keerulisemaks.
mitte, et see näriliste pidamine nüüd keeruline ei oleks, et ka seal on väga palju nüansse. Kuulengi praegu tõesti, sest et oma kogemusest ka nii palju, kui näinud olen kunagi, kas siis sõpradel või sugulastel, siis mul on jäänud mulje, et nad on seal kuskil puris, ajavad seal mingit oma asja ja öeldakse veel vahele, et ta on tige ja no telekast võib ka vaadata neid. et siis mul tõesti on jäänud mulje, et nendega ongi selles mõttes lihtne. Aga ei ole ta midagi nüüd nii lihtne. Ei. Priit, kas sul on endal ka kodus loom? Mul endal ühtegi looma ei ole, aga hetkel elukaaslasel on 2 koera, kes siis elavad meiega koos ja ma siis nii-öelda hoian 4 madu ja 2 papagoid. Soo. Ehk siis meil on praegu kodus loom. 4 madu, kuidas need sinu juurde sattusid? On sul mõni tuttav, kes tahtis puhkusele minna ja teadis, et sina loomaarstina tead, mida teha? Aga sul ei ole madudega ka probleemi siis, et ei ole? No selles mõttes, ma olen varemgi nagu hoidnud madu, ma ei ole kunagi endale tahtnud võtta madu ja üldse ma ise ei ole tahtnud endale võtta madu põhjusega, et varasemalt ka siis sellepärast ma näiteks ei tea piisavalt palju selle konkreetse looma kohta. Näiteks tudengina ma ei tahtnud võtta, sest et ma võib-olla ei olnud nagu iseseisev piisavalt palju, et rahaliselt iseseisev, et ma saaks näiteks maksta kõige selle eest. Ja mulle meeldib ka reisida rohkem, ehk siis ma pean mõtlema, et mis selle nagu loomaga teha, et okei. Sul on hea, sul on palju kolleege loomaarstidest. Õnneks mul on kolleege, sõpru on ka, et kes on nagu nõus enam-vähem võtma neid asju, et ma saan neid laiali jagada. Maod iseenesest on nagu selles mõttes natukene kergem variant, et nädalaks ära minna ei ole väga keeruline, et kui nad korra nädalas või korrana 2 nädala peale nagu söövad, siis ei ole see nagu nii keeruline sealt ära minna, et pidamistingimused on nagu selline püsiv, see lihtsalt tuleb nagu üles seada nii, et oleks piisavalt iseseisev. Kas sa näed ka mingisugust trendi või tendentsi, et sellistest eriskummalisematest lemmikloomadest, kes hakkavad inimeste kodudesse tekkima? Ma ei tea, keegi peab mingit konna või siili või ja siis hakkab neid kuidagi tekkima juurde. Et imetajate puhul need nii-öelda närilised küülikud, need on juba nagu tavaline. See nagu ei üllata üldse mingit pidi. Aafrika kääbussiilid, ma arvaks, et need on ka juba päris tavalised lemmikloomad. Siis on muidugi mingid kennetid ja sellised rebaselised, kes hakkavad tulema vaikselt aina rohkem. Imetajaid väga palju nagu selliseid, siis on juba nagu natuke suuremaid kasslased, kes tulevad ka sinna kõrvale, aga väiksemaid imetajaid nagu väga nii erilisi ei ole. Roomajaid, neid liike on nagu väga palju, et on liike, kes tulevad mu juurde ja ma lihtsalt vaatan peale, ma ei tea, kes ta on. Ma tean enam vähem, kes see nagu kuhu suunda ta on, aga ma ei tea täpselt seda liiki. See tegelikult läheb ka papagoide puhul niimoodi, et neid papagoi liike on lihtsalt nii palju, et kui kassi-koeraarsti juures käib kass ja koer, siis lindude liike on 10 000. Ma ei tea neid kõiki, aga selles mõttes seal on juba oluline lihtsalt teada, et kuhu suunda, millise liigiga sarnane, kellega võrrelda selliseid asju, et ja papagoid on siis ka, et neid liike on väga palju, neid tuleb aina rohkem, tahetakse aina erilisemaid ja siis neid saab osta, et kui varem võib-olla oli keeruline välismaalt tuua, siis see ei ole ka enam nagu probleem. Et välismaalt saab tellida, saab ise järgi minna, kõiki neid asju. Briti, tore on näha, ma näen sinu poole, et sa teed seda tööd kuidagi südamega. Et loomaarstide puhul, mitte nagu otseselt arstide puhul, aga üldiselt ju käib ikkagi see teada-tuntud fakt, et see kõik maksab hästi palju ja siis on umbes kohati tunne, et ühe väikse liigutuse tegin ja jälle nii palju pidin maksma ja küll ikka nende loomade peale kulub, et tore on näha, et tegutsevad meil ikkagi siin Eestis loomaarstid, kes hoolitsevad, kes tõesti tahavad, et need loomad elaksid seal kodus hästi ja nagu sa ütlesidki, et kui on aega, siis alati pühendad sinna väikese lisaaja, et lihtsalt puhtalt harida inimest, et kui tal need teadmised puuduvad. Aga äkki siia lõpetuseks selline kokkuvõttev mõte, et mis on sinu arvates õnneliku lemmiklooma valem? Õnnelik omanik.
ma arvan, et teadlik, tark omanik, kes on samamoodi pühendunud selle loomapidamisele, et ei saa võtta endale ka liiga palju loomi, ma arvan lihtsalt sellepärast, et nende kõigi jaoks ei saa pühendada nii palju aega. Et mulle väga meeldivad ka need omanikud, kes on võtnud endale ühe looma, olgu selleks küülik, merisiga, rott, kes iganes, täiskasvanud inimesed ja nad on täiesti pühendunud selle loomale, see on nagu laps nende jaoks, et võib-olla nad ei nimeta ennast nagu selline emme või issi, aga nad tõesti nagu pühendavad ja nad väga hoolivad sellest loomast ja see on minu jaoks nagu väga, väga hea on vaadata seda, et tõesti see inimene on pühendunud ja ma saan tõesti see, et mina aitan nüüd seda looma, siis see loom läheb tagasi sinna kodu ja see omanik aitab teda edasi, et see ravi ei lõppe kunagi kliinikus, see ravi alati jätkub kodus. Aga minu tööga nagu selline positiivne külg tuleb ka sellele juurde see, kui see omanik on nõus seda kõike tegema ja ta nagu näitab ise ka samasugust entusiasmi üles nagu mina, kes ma tahan aidata seda looma. Suur aitäh, Priit, Peetris ja edu nende väikeste patsientide aitamisel.